Et nagu näete, täna on meil selline, ma loodan, et näete, võib-olla ei näe isegi, lähedased suhted, sõprus, kogukond ja sotsiaalne tugi. Ja mingis mõttes me jätkame selle teemaga järgmine kord ka, et võib-olla nüüd koguduse poole pealt natukene rohkem. Aga enne kui me lähme kõige selle juurde, teeks teiega ühe harjutuse. Et palun teil korraks silmad kinni panna ja kujuta ette, et sa oled ühes hästi-hästi, sa oled õues kõigepealt. Päike paistab sinu peale. Ei ole talv, ei ole sügis väljas, vaid on palav päikseline ilm. Päike kõrvetab ja sa oled suures tühjas liivakõrbes. Näed enda ümber ainult suuri liivaluiteid ja lendav liiv tahab minna kohe igale poole, ninna ja suhu ja siis sa oled täitsa üksi seal. Ja korraks mõtle, mis tunne sul on selles vaenulikus keskkonnas olles, päike kõrvetab pea peale, sa oled üksi. Mis tunne sul on? Või kas sa tegelikult oled üksi? Äkki on keegi suur ja tugev, kes valvab sind. Valvab su seljatagust. Mis tunne sul nüüd on, kui sa mõtled, et võib-olla sa ei olegi tegelikult selles vaenulikus keskkonnas üksi, vaid on keegi, kes valvab igat su sammu. Pean silmas Jumalat. Aga nüüd kujuta ette, et sa vaatad kaugemale liivaluidete poole ja näed seal kedagi. Ja mida lähemale see inimene tuleb, seda rohkem sa saad aru, et see on sinu kõige lähedasem inimene. Et siis abikaasa või parim sõber või ema, isa, poeg, tütar, vend, õde, keegi hästi-hästi kallis sulle ja tuleb sinu poole ja naeratab ja ütleb, et kõik saab korda, ma olen sinuga, ma toetan sind. Mis tunne sul nüüd on? Aga nüüd kujuta ette, et üle teise liivaluite tuleb veel 10 lähedast inimest. Kõik ära kadunud vennad, õed, tütred, pojad, sõbrad, kes sul kunagi olnud on, tulevad üle luite ja ütlevad, siin me oleme sinuga koos. Kõik sinu sugulased, sinu kogukonnad. Ja te olete nüüd kõik ühes suures kambas. Ja saate koos edasi minna. Kas see tunne, mis sul nüüd on väga palju erinev sellest algsest tundest, kui sa olid selles kõrbes üksinda kuuma päikese all versus siis see, et sa nüüd oled ümbritsetud enda kallite inimestega ja saad koos edasi minna. Aga tee silmad lahti. Harjutuse mõte on see, et korraks kahte sellisesse äärmuslikku tundesse viia sind. Et üks on siis see, kus me keegi tegelikult olla ei taha, selline suur üksinduse tunne. Ja teine siis, kui me oleme ümbritsetud toetavatest inimestest. Täna me tegelikult natukene räägimegi sellest, et milliseid toetavaid inimesi meie ümber on ja kuidas neid äkki saaks juurde, et kuidas neid suhteid võib-olla hoida. Mõtlesin hiljuti, et kui palju tegelikult tähendab see, kui keegi tuleb su juurde ja küsib su käest, et kuidas sul läheb. Aga mitte lihtsalt, et nii juttu jätkuks, vaid et ta päriselt ka huvitab. Ja kui sa ütled, et sul ei lähe hästi, et ta paneb selle kõrva taha ja vaatab, kas ta saab kuidagi aidata. Kui palju teil on selliseid olukordi olnud, kus te olete näiteks öelnud, et mul läheb hästi või mul ei lähe hästi ja teine inimene siis, kellega te vestlete, siis kuulab teid.
ikka on, jah. Nii, kuidas siis niisugused sõprus ja kogukond siis meid mõjutavad? Tegelikult päris palju mõjutavad, on ju. Et üks ongi see, et meil on vaja teiste inimestega kontakti. Meil on vaja, mitte ainult nagu teiste inimeste lähedal olla, et tegelikult meil on päriselt suur vajadus ka puudutuse järgi. Toon näite, üks vanaproua, keda ma käisin palju vaatamas kodus, kes oli juba pikki aastaid lesk olnud ja ta ütles, et ta kõige rohkem igatseb, et keegi lihtsalt tuleks ja kallistaks teda või keegi tuleks ja natukene mudiks tema õlgasid. Et lihtsalt teise inimese füüsiline katsumine, et me vajame teise inimese lähedust. Siis näiteks seesama, millest me rääkisime siin eelmisel korral, see emotsionaalne turvatunne. Et me tegelikult vajame seda tunnet, et meid mõistetakse, me oleme hoitud, et meid aktsepteeritakse, et me vajame seda tunnet, et me oleksime justkui nagu laps ema süles, eks ole, et meid võetakse vastu kõigega, mis meil on. Ja seda saavad pakkuda ka teised lähedased inimesed. Siis meil on sõpru vaja, eks ole. Et see on natukene teistsugune suhtlusvorm. Et sõbrale saab kurta, kui sul midagi on pahasti, eks ole. Sõber kuulab ära ja vähendab su stressi, kui ta sind ära kuulab. Ja sina vähendad tema oma, kui sina teda ära kuulad. Aitab sul sellist vaimset tasakaalu hoida ja tuleb ka siis appi, kui lisaks kuulamisele midagi veel vaja on. Täna räägime siis, kuidas see sõprus, kas see on siis ainult see, et mul on sõbrad või mina olen ka sõber. Et need kaks poolt. Ja siis meil on selline vajadus ka kuuluda kuhugi, olla millestki suuremast osa. Et kui mingil kivi ajal inimene oleks üksinda olnud, miks olen seda näidet siin ka toonud, ja oleks pidanud üksinda küttima mingit kiviaegset metslooma, siis ta oleks hakkama saanud. Aga kuna ta oli kambas, tekkiski põhimõtteliselt ühiskond, et siis nad said nagu kambas hakkama paremini. Ehk siis me tahame ka olla sellisest kogukonnast osa, mis siis ka toetaks meid. Natukene meenutab kindlustust, teate. Täpselt samamoodi ju. Et kõik natukene panustavad, aga kui kellelgi ühel midagi juhtub, siis saab sellest igaühe väikesest panusest kaetud selle üks hästi suur juhtum. Nii, aga siis nende lähedaste inimestega on veel see, et nende lähedal me saame ka näidata ennast nõrgemast poolest. Et kui näiteks olete tähele pannud, siis kahjuks kõige lähedasemad inimesed näevad ilmselt meie kõige emotsionaalsemaid külgi siis. Nutame ikka kõige lähedasemate juures. Me saame kahjuks ka pahaseks kõige lähedasemate peale. Kuigi nemad võib-olla pole alati süüdi, aga lihtsalt nende ees me julgeme oma tundeid välja näidata. Ehk siis, kui sul ei ole seda lähedaste ringi, siis justkui polegi kellegile neid tundeid välja näidata, sa peadki nagu üksinda olema. Sisse endale hoidma, sest pole kuhugi välja lasta seda. Mitte, et ma nüüd julgustaks nagu lähedaste peale kõike välja laskma. Nii, aga siis tuleme selle kolmanda teksti juurde, mis siin oli. Tagasi veel natukene. Ja veel. Aga võt sama, jah. Et inimesel ei ole hea üksi olla. See lause läheb edasi, aga lihtsalt see nii hästi ilmestab seda, et inimesel ei ole hea üksi olla. Et tal on vaja enda ümber inimesi. Ja kui me alguses tegime seda harjutust, siis alguses ma lasin teil tunda ennast üksinda
ja siis ma lasin teil tunda ennast koos Jumalaga. Ehk siis, ja seejärel ma lasin teil tunda ennast koos kõikide muude inimestega. Ehk siis natukene läheb sinna poole, et kõigepealt see parim rohi üksindusest välja on see, kui sa saad Jumala peale loota, sest et tema on alati olemas, aga siis on veel need ülejäänud lähedased inimesed, kes aitavad seda üksindusest välja tulla. No ma olen käinud tõesti paljude üksikute inimeste kodudes. Ja praktilisest küljest, nagu minu praktiku vaatlus ütleb, et inimesed, kes usuvad, kellel on see võimalus loota Jumala peale, kuigi nad on üksinda, nad saavad sellega paremini hakkama, selle üksindusega, kui inimene, kellel ei ole siis Jumala peale, ta ei oska toetuda sinna peale, ja siis tal ei ole inimesi ka, ja siis on ta tõesti, see ongi täielik üksindus, eks ole. Ehk siis vaatame siis neid erinevaid suhtlusvorme, sõprus, Jumala kingitus. Seda tavaliselt ikka teatakse, et sõpra tunned hädas. Aga vaata, kui ilusasti piiblist on öeldud õpetussõnadest, täpselt sama asi. Tõeline sõber armastab igal ajal ja hädas tuleb ilmsiks, kes on vend. Ümber sõnastatult sõpra tunned hädas, on ju. Ehk siis sõber kannab sind läbi raskuste ja siin seda teist vaadata, et Jeesus nimetas jüngreid sõpradeks. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, teid olen ma nimetanud sõpradeks. Ehk siis jüngrite kohta oli see, et nemad olid tema jaoks midagi enamat, et sõbrad siis. Ja kuidas siis seda sõprust hoida? Üks hea inimene mulle kunagi ütles, et selleks, et sul sõbrad oleksid, sa pead sõpradesse investeerima. Ja see on nii tark lause ausalt, et sa pead sõpradesse investeerima oma aega, sa pead sõpradesse investeerima ka vahendeid, sa pead kastma seda sõprust, eks ole, et kui sa seda ei kasta, siis ta kaob ära lihtsalt. Et siinkohal võib-olla panen teid korraks mõtlema, et kui sind näiteks sõber kutsub kuhugi, aga sa ei saa minna, siis sa põhimõtteliselt annad võimaluse, et sa jätad seekord selle taime kastmata. Ta kutsub sind veel kord. Jätad jälle minemata, aga vaata see kolmas kord, ta võib-olla ilmselt enam ei kutsu, sest sa ju ei vastanud sellele kutsele. Ja mingi aja pärast sina ka pole enam ei võtta ühendust, siis on juba kummaline kuidagi ühendust võtta ja enne kui arugi saata on juba mitu aastat möödas ja tegelikult ei tunnegi enam üksteist. Aga palju selliseid sõpru, kui sa nüüd meenutad, et pikk elu on ikka kõigil selja taga, keegi pole siin esimeses nooruses, et mõtlema koolisõprade peale, võib-olla õpingusõprade peale, endiste töökaaslaste peale, raudselt seal olid hunnik toredaid inimesi. Ja kui nendest kellega saaks kokku, siis tegelikult oleks võib-olla ka palju millestki rääkida. Et võib-olla meil kõigil on tõesti taskust võtta need toredad sõbrad, kui me natukene sobrame sellest taskus, et kes nad kõik on. Mõtleks, et täna Facebookile viitsin mina oma lapsega seda sõbra, kellega on 20 aastat. No vot, et Facebook... Tema oli kurb, et mind ei leidi, mina oli kurb, et teda leidnud, ta oli laia Venemaale läinud, aga lõpuks leidsime üks ühte siis. No vot, et tänapäeval sellised vahendid aitavad sõpru leida, et sina leidsid Facebookis selle 20 aastat kadunud sõbra üles, on ju. Ja kui nüüd näiteks üks variant on ka sirvida oma telefoniraamatut, sest et me lisame sinna rõõmuga igasugused telefoninumbreid ja ma usun, et teie telefoniraamatud on ka päris suured ja pikad. Aga kui sa hakkad nagu vaatama seda telefoniraamatut ja vaatavad, oot, see on üks väga tore inimene, helistaks talle. Pakuks välja isegi, aga saame kokku. Suure tõenäosusega ta võib isegi ütlema, aga tõesti, saame kokku, pole ammu näinud. Et siis saad temaga kokku, annad võimalused all selle kutse vastu võtta
Ja kui ma enne ütlesin, et sõprusesse on vaja investeerida, et siis see on see ka, et vaadata, mida su sõber vajaks. Sest võib-olla ta ei ütlegi, et ta midagi vajab, aga võib-olla sa saad midagi teha tema heaks, nagu päriselt teha. Kujuta nüüd ette, et sa oled ise raskes olukorras ja siis tuleb su juurde sõber, see on nüüd näited elust, tuleb sõber ja ütleb, et kuule, mul on vaba päev. Kas ma võin tulla su juurde terveks päevaks ja lihtsalt kasuta minu abi? Ma võin sul kõik ära koristada. Teeme ühe suur koristuse. Või näiteks, kuule, ma tulen su juurde külla, teeme koos pelmeene, paneme külmikus ja teeme hunnikud pelmeene. Näiteks, kui hea meel sul oleks, et tuleb selline tark mees taskust, ajate juttu ka veel ja saab midagi tehtud ja tegelikult ka saab see sõprus toetatud. Ehk siis natukene vajab seda, et sa astud välja oma mugavustsoonist. Tore on ju tegelikult olla oma režiimis ja teha nii, nagu me iga päev harjunud olema asju tegema, aga see investeerimine sõprusesse eeldab siis seda, et sa astud natukene on korraks ebamugav sul, aga tegelikult toidad seda sõprust, mis kasvab. Siis kogukond, eks ole, kus inimene saab kasvada, jagada, toetuda ja olla toetatud. Seda lõiku Matteuse evangeeliumis ilmselt teavad enamik, et kus 2 või 3 on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Et me saame ju koos olles ka palvetada. On ju? Et ka sõbraga koos olles sa saad ju palvetada. Ka selle suurema kogukonnaga koos sa saad palvetada. Ja tegelikult apostlite kogukond võikski olla selline esimene kristlik kogukond, kes palvetas koos, jagas kõike, mis neil oli, sõid koos, murdsid leiba, muretsesid üksteise pärast. See on nagu selline vaimne perekond. Ja ka Jumal ei kutsu ka meid nagu sellisteks ainult individuaalseteks kangelasteks, et vaat üksinda lähen ja võidan, vaid et me oleme kõik osa ühest suuremast kehast. Ja siinkohal minu jaoks on ideaalne näide see, mis pühapäeviti meil seal üleval kohvilauas toimub. Ma mõtlesin, et ma räägin natuke sellest, et mulle mitte kõik ei tea, kuidas see toimub. Keegi ju organiseerib selle inimese, kes vastutab selle kohvilaua eest. Keegi veel aitab seda kohvilauda pärast koristada. 3., 4., 5. inimene toovad kõik midagi sinna laua peale. Aga kokkuvõttes me kõik saame seda nautida ja jagada oma vahel ja saame juttu ajada. Et tegelikult see on selline väike koostöö, eks ole, kogukond, meie kui kiriku kogukond, eks ole, aitavad millelgi edasi minna ja teevad siis selle kohvilaua teoks. Nüüd on ka selline, ma siia peale seda ei pannud, aga Galaatlaste kirjas on, et kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Et see kogukond on natukene, võiks öelda, et nii tugev, kui on selle kogukonna õige nõrgem lüli. On ju? Et kui nüüd mõtleme selle kogukonna peale, siis ikka mõni võib-olla vajab rohkem tuge, eks ole. Ja siis on nii tore vaadata, et kui on need toetajaid, kes seda toetavad ja aitavad sinna tegevustesse näiteks. Ja siis kogukonda võiks võib-olla veel eriti välja tuua erinevates kriisiolukordades. Et ma enne korraks tõin selle kindlustuse näite, eks ole, aga tegelikult ükskõik mis kriisiga seoses, kui inimene on üksinda, siis ta saab ainult Jumala ja iseenda peale loota, aga kui ta on kambas, neil on erinevad oskused, erinevad võimalused abistada ja nad koos palju tugevamad. Tegelikult paneme veel siia sellise mõtte, et mida tugevam on meie kiriku kogukond, või siis need kogukonnad, mis teil kellelgi omaette on, et seda tugevam on võib-olla see toetus, mis võiks juhtuda siis, kui tuleb kriis. Me ei räägi mingitest väga suurtest kriisidest, kuigi endast võib ka rääkida, aga ükskõik mis kriis tuleb, siis sul on siis
suur inimeste rühm. kogukonnast rääkides, sina näidanud see juurde see saade, seal, kus pereisa teeb omal seda talu ja teha ükskord juurde saade. Täielikult oli kuidas ma seda maja siin tõstan ja mida ma teen ja mis kõik on. Ja siis oli, ta kuulub sinna 3D või kapp, mis on see Annelinnas. Meeste hommik, mehed arvasid, lähen täna. Kõik läksid appi, terve päev oli, kõik aitasid ja toimetasid, et see on ka nagu siuke. See on tegelikult natuke nagu nüüd, tuleta mulle meelde, Helika, talgupäev on meil laupäeval. Samamoodi, eks ole, et tuleb kamp rahvast kokku ja seda, mida üks kojamees, eks ole, jääkski talveni tegema, teeb see kamp ühe päevaga või poole päevaga isegi, 1-2 ja teevad ära, on ju. Keegi tuleb veel oma käruga, eks ole, keegi tuleb kottidega, keegi tuleb rehadega ja saab tehtud suur asi. Aga ma mõtlesin, ma tooks teile siia veel natuke näiteid. Lisaks kirikukogukonnale meil on tegelikult veel neid kogukondi, aga me alati nagu ei taju, et niisugused kogukonnad on ka meie ümber. Et näiteks perekond on kindlasti üks sinu kogukond, aga selline laiendatum variant. Et see on, võib-olla hea näide on tuua, et meil on perekond, aga kui me näiteks, ma olen käinud ka Lähis-Ida riikides ja seal kasutatakse sellist sõna nagu tribe, et nagu väga lai kogukond, et kõik minu vanad onu, lelle, pojad, ühesõnaga nagu, kui sa paned kogu suguvõsa põhimõtteliselt kokku, aga seal on pigem selline kultuur, et terve see suguvõsa siis hoiab kokku. Ja kui keegi saab kuskil teada, et see kauge sugulane vajab abi, siis kuna ta on sinu suguvõsast, siis sa kindlasti näed 2 korda rohkem vaeva, et ta saaks aidatud. Et aga tegelikult meil võib-olla nii suurt suguvõsa meie traditsioonis ei ole, aga ikkagi sul on kuskil tädi ja onu ja õepoeg ja vennapoeg ja kui sa näiteks võib-olla paluksid sellel vennapojale, et kui tule mulle appi, ta ütleks sulle suurema tõenäosusega, et ta tuleb sulle appi kui võõrast tänavalt. Siis näiteks on see korteriühistu näiteks, on üks väga hea kogukond. Et kui sa tegelikult tunned oma naabreid, tunned, kes su majas elavad, tunned, kes sinu kõrvalnaabrid on, et need on ka tegelikult need inimesed, kes hädas saavad appi tulla, lood sõprussuhteid. Ma järgmine kord kasutan seda, kui ma kolin, aga lugesin just hiljuti ühe väga hea triki, et kui kolid uude kohta, siis mine ja laena naabritelt soola. Või see appike nagu geniaalne võimalus. Oled äsja kolinud, kõik on kinni pakitud. Ja siis laenad naabritelt soola, sellepärast, et siis saad tuttavaks nendega vaata. Praegu ma võiks öelda, et ma olen oma kodus elanud päris kaua aega, aga need Annelinna kortermajad on väga anonüümsed. Et sa võid seal elada ja mitte teada, kes minu peal on ja kes minu kõrval on. Ja avastasime veel, et kui enne siin sai räägitud nendest Halloweeni traditsioonidest, siis meie enda kodumaine traditsioon siiski, Kadri sandi jooksmine, Mardi sandi jooksmine, ma avastasin läbi selle, et tegelikult saab päris paljud naabritega tuttavaks. See on hea võimalus lihtsalt koputada uksele ja saada tuttavaks niimoodi nagu naabritega. Nii, aga paneme veel siia, et ka näiteks erinevad vabatahtlikud organisatsioonid on meil Kaitseliitu saab kuuluda. Kuna ma ise kuulun sinna, siis ma tean, et see on täiesti nagu eraldi kogukond ja täitsa nagu eraldi perekond võiks öelda. Siis samamoodi on ju ka Punane Rist näiteks, aga siis on ka veel, kui meil nagu üks suur kiriku kogukond, aga siis on kirikus veel omaette väiksed osadusvõimalused. Et näiteks, kas te näiteks teate, et siin kirikus saab kokku naiste osadus? Näiteks järgmine kord saab kokku novembri viimasel neljapäeval on naiste osadus. Naised saavad kokku ja räägivad piiblist ja jagavad oma muresid. Aga on ka näiteks meeste osadus. Meeste osadus on see reede näiteks juba kell
kell 6, jah. Või et näiteks on ka noortele veel eraldi, noorterühm käib koos 5:30 kolmapäeval, see kolmapäev näiteks. aga on sellised nagu vanuselised või natukene erilisemad, väiksemad grupid, kes siis saavad kokku ja tegelikult võivad luua sõprussuhteid selles väiksemas grupis, on ju. Ja nad suhtlevad selles. Ehk siis, kui sa mõtled, et äkki sul ei ole sellist nii palju sõpru, võib-olla vanadele sõpradele ei raatsi ka helistada, aga kui palju sul on näiteks neid võimalusi kuhugi väiksemasse gruppi lihtsalt sisse astuda, et see ei pea ju siin kirikus olema, mõnes sulle armsas kirikus on ilmselt ka selliseid väiksemaid grupikesi, mis iga hetk võtavad vastu. Või näiteks samamoodi võib olla mõni huvigrupp, näiteks koor või käsitööring. Tean, siin lähedal on see Tähtvere päevakeskus, meie hulgas on need, kes on seal ka käinud ja on väga palju igasuguseid toredaid ettevõtmisi ja ongi iga selline ringikene on omaette seltskond, kellega iga kord siis saadakse kokku. Aga veel näiteks just täna tuli kiri, täna on viimane päev registreeruda lausa, aga kristlike lastevanemate kärg näiteks. Keegi tahab infot, ma pärast võin anda meili selle veebilehe aadressi. Ja, aga sellised kogukondi meie ümber tegelikult on hästi palju, kui me lihtsalt anname neile võimaluse. Siis sotsiaalne tugi, Jumala hoolitsuse kanal, eks ole, ja praktiline armastus. Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Et natukene rääkisime sellest, et kuidas sa saad sõpra toetada ja hoida, aga on selline asi nagu loomulik hingehoid. Kunagi ma küsisin Joel Luhametsa käest, taaskord Joel Luhametsa käest, et kas ei oleks vaja suurel Tartu Pauluse kirikul võimalust hingehoidjat omada, et meil oleks hingehoidja seal ja teeks need kodukülastusi üksikute juurde ja et nii suur kogudus ja kuidas on niimoodi võimalik, et suurel Pauluse kogudusel ei ole hingehoidjat. Ja Joel Luhamets ütles mulle niisuguse targa lause, mis kohe meelde jäi, et tegelikult kõige parem nii suure koguduse puhul ongi see loomulik hingehoid. Ehk siis see on tegelikult see, mida iga koguduse liige saab üksteisele pakkuda. Et võib-olla Malle läheb külla Marile, sest ta tunneb Marit paremini ja Siiri saab vabal ajal kokku Kadiga ja nemad saavad omavahel jutte paremini arutada, saavad üksteist toetada, saavad koos palvetada. Ja kui sa näiteks oled märganud, näiteks oled selles kogukonnas, olgu see siis kirik või mõni muu kogukond ja näed, et keegi vajab seal abi, siis sa võid ju pakkuda, et aga saame pärast seda kogukonna kokkusaamist ka kokku. Astu see üks samm talle lähemale. Võib-olla tema astub sulle lähemale ja sa oled leidnud sõbra endale. Sa investeerid sellesse sõprusesse. Ja võib-olla lähed küll ja tood talle näinniga kaasa. Kas te ilmselt olete lugenud või näinud vähemalt seda filmi Väikesed naised, on ju? Ja seal oli nii armas see stseen, kuidas siis need väikesed naised, noored neiud, tüdrukud pidid aitama ühte vaesemat peret ja oma jõulutoidu ja kõik, mis oli kõrvale pandud, et ise nautida ja maiustada, panid korvi kokku ja läksid hoopis neile külla ja jagasid seda nendega. Ja tegelikult said sellest palju suuremat naudingut, kui ise seda üksinda oma perega ainult ära süües. See läheb ju edasi, ennast koju tagasi jõudsid vaesemate juures. No see raamat ja see film vajaks üldse ta on tegelikult väga hea, raamatu pole eriti. Aga sa tahad mind valgustada äkki?
sest mul on sellest see stseen konkreetselt väga hästi meeles, et ma tegelikult ei mäleta, mis sai siis, kui nad koju läksid. no aga siis oli, kui nad koju jõudsid, siis nende laud oli kaetud. ja just, et nende laud oli see naaber kattis just. Kes oli nendest just, täpselt. omakorda rikka. Just, ja siis nad said veel selle klaveri kingituseks, eks ole, ja ühesõnaga jah, et üks märkas teise vajadust, eks ole, kolmas märkas esimese vajadust ja kokkuvõttes kõik olid õnnelikumad, on ju, jah. Nüüd vaatame natukene edasi, et kahjuks on ju see ka variant, et need suhted ei ole võib-olla nii head. Et ilmselt teil on ka olnud neid olukordi, kus siiski oled läinud riidu inimesega ja kellega klapid natukene paremini ja teisega võib-olla oled suisa nagu vaenujalal ja üritad mitte kokku puutuda erinevatel põhjustel. Et mis siis sellega peale hakata? Just juhtusin kuulama, oli siin paar päeva tagasi Vikerraadios intervjuu Katri Aasaf Tepandiga, ka hingehoidja. Ja siis tema rääkis, et nendest kogemustest, kui inimesed jagavad, kui nad on surivoodil ja mida nad kahetsevad, kui nad on surivoodil. Ja üks oli see sama, et kahetsevad, kui ei ole andeks andnud näiteks kellegile. Et on midagi on justkui lõpetamata. Ja kusjuures minu käest on ka seda küsitud, et võib-olla kergem on andeks anda inimesele, kes on nagu sul füüsiliselt lähemal. Tuled ja paluda andeks, eks ole, räägime asjad läbi. Aga kui on juba aastaid möödas näiteks, võib-olla seda inimest ei olegi elus enam, eks ole, aga sa tahad tema käest andeks paluda mingit, kas või lihtsalt sellepärast, et te olete tülis olnud, et suhted on katki läinud, et midagi närib hinge, et mida siis teha. Ja sellele on tegelikult nii lihtne lahendus. Tuled kirikusse, siis kui loetakse patutunnistust, mõtled ka kaasa kõigele sellele. Siis kirikuõpetaja ütleb suurelt, et sinu patud on sulle andeks antud. Sina oled ära andestanud inimesele, oled ära andnud selle sinna kõrgemale poole, ja siis lähed armulauale ja saad nii-öelda puhtaks. Lihtne lahendus. Ehk siis käi armulaual ja lepi ära ning andesta. Sest et Jumal ju ka tegelikult andestas meile, et meie saaksime teistele andestada. Nüüd üks võimalus, kuidas veel kogukonnaga hästi liituda. Kuidas meil siin terve see kursus praegu on üles ehitatud, on tegelikult natukene üles ehitatud selle kogukonna poole peale ka. Et meil on enne see teelaud, natukene on siin minu juttu ja pärast me ajame veel kord juttu, on ju. Meil on nüüd pooled tunnid ära olnud ja ma võiks öelda, et keskmiselt inimesed jõuavad kokku 5:30. Et ilmselt nagu me kõikide muude asjadega jõuame täpselt niimoodi siis, kui viimane hetk on. Et kuna öeldi, et kell 6 on see põhiosa, et siis me tuleme nagu sinna lähedale selleks põhiosaks. Aga tegelikult see kogukonna pool seal ees võib-olla isegi aitab rohkem, nii seal ees kui seal järel. Et võib-olla, ma julgustaks võib-olla pigem just neid, kes on lindistuse koha peal siin, et võib-olla järgmine kord tulla näiteks hoopis kohale. Ma saan aru, et ei saa kohale tulla see, kes on näiteks seal Tallinnas, aga kes on lähemal, võiks ju tulla ka 5 kohale, saame tuttavaks, saame paremini, võib-olla saame 11 külla kutsuda, mina isiklikult ei oleks vastu. Et saame üksteise poole astuda selle sammu lähemale. Et me tegelikult ei pea ju piirduma sellega, et me lihtsalt oleme nagu
noh, mingites pisikestes gruppides, et me saame, noh, ma ei tea, sõbraks saada, eks ole. Ja üks asi, mis on küll, et vaata, pole hästi aru saada, kui inimene tunneb ennast üksi, siis kui ta päriselt ongi füüsiliselt üksi. Siis me saame aru, et inimene tunneb ennast üksi. Aga tegelikult inimene võib ennast väga üksi tunda ka näiteks olles perekonnas, elades 10 inimesega koos, aga ta tunneb ennast täiesti üksikuna, kuigi ta on keset inimesi, sest tal lihtsalt ei ole kellegiga rääkida või äkki ta on juba 10 korda seda sama asja rääkinud, aga tal oleks 11. kord vaja rääkida, aga keegi enam ei taha kuulata. Ja tegelikult sel juhul võid ju sina olla ka see 11. kuulaja, kes seda inimest ära kuulab. Ehk siis issand on ligi neile, kes on murtud südamelt. Ja siis see kogukond ja sõprus oleks justkui see vastumürk sellele üksildusele. Üksik inimene tunneb, et teda ei näe keegi, teda ei kuule keegi. Võib-olla läheb rohkem oma sellistesse üksikutesse mõtetesse, eraldub. Võib-olla hakkab veel hullemaid mõtteid mõtlema. Et tegelikult see koos olemine ja omavahel suhtlemine, üksteise toetamine on üks väga suur abi. Kui nüüd vaadata, kuidas meie ühiskond, meie Euroopa ühiskond on arenenud, siis meil on hästi palju seda, et sellist üksinda edasiminekut, selline individualistlik ühiskond. Et mina pean üksinda hakkama saama. Kui ma tahan midagi tehtud saada, siis pean mina ise seda ära tegema. Mina pean pürgima kuhugi üksinda. Aga kui ma olin selles 2 aastat elasin sellises riigis nagu Suriname, Lõuna-Ameerikas, mis on täitsa 3. maa riik, vaene riik, aga ühiskond ei ole veel selle koha peal, kus praegu meie oleme, ehk siis nendel on nii-öelda kollektiivne ühiskond. Ehk siis kui on kuskil tädi, kes on üksinda, siis terve nende laiendatud suguvõsa käib seda tädi aitamas. Keegi toob laupäeval süüa, järgmine toob pühapäeval, koristab ära, ehk siis kõik toetavad. Meil on pigem teistmoodi, et see on nagu võib-olla see, et me oleme justkui edasi arenenud, aga teiselt poolt on midagi just maha jäänud. Et võib-olla natuke julgustada teid selles mõttes justkui sammu tagasi astuma, et ikka tahetakse meile, et ma tahan üksinda elada ja ma tahan lahku elada, ma tahan ruttu välja kolida. Aga tegelikult ka nii-öelda vana Eesti mudel oli pigem see, et elati vanavanematega koos, elati nagu suuremas kogukonnas, vanavanemad hoidsid lapselapsi, samal ajal kui emad-isad olid põllu peal, eks ole. Me oleme justkui nagu katki teinud need sidemed, et me oleme nagu siin on meil vanavanemad ja siis, kui nad ei ole enam vanavanemaad või vanavanem, siis ta on seal nagu üksinda omaette, siin on meil lapsed, nad kasvasid suureks, okei, siin on üks laps, seal välisriigis on teine laps ja siis on kuskil need vanemad ise, kes veel hullemal variandil on äkki ka veel lahku läinud kokkuvõttes, eks ole, üks on hoopis siin, teine on siin. Ja kui palju üksindust tegelikult siin kohas. Et võib-olla julgustada rohkem otsima seda teist inimest siis. Aga minu jutt on pikk jutt, edasi ei ütle, milline on pikk jutt, aga võib-olla ma ilmestaks seda selle kõige ilusama kirjakohaga siiski piiblist,
ehk siis see armastus ikkagi. Et üle kõige selle olgu armastus, see on täiuslik side. Ehk siis, kui mõelda, kuidas seda sõprust hoida, kuidas seda kogukonda hoida, siis minu arvates see armastuse ülemlaul, mis ma loen teile kohe ette, on lihtsalt täiuslik õppevalem lihtsalt, et kui ta tahad sõprust hoida, kui sa tahad inimesi enda ümber hoida, et mida sa tegema pead, kuidas sa olema pead. Ma loen ette teile. Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks prohveti anne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis oleks minust ühtegi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Armastus on pika meelega. Armastus hellitab, ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi oma kasu, ta ei ärritu, ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Olgu ennustused, need kõrvaldatakse, olgu keeled, need vaibuvad, olgu tunnetus, see lõpeb ära, sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame, aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik. Kui ma olin väetilaps, siis ma rääkisin nagu väetilaps, mõtlesin nagu väetilaps, arutlesin nagu väetilaps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väetilapse kombed. Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti. Nagu minagi olen täiesti tunnetatud. Et nüüd jääb usk, lootus, armastus, need 3, aga suurim neist on armastus. Ei jätnud, tavaliselt jäetakse see viimane osa sealt niimoodi nagu välja ja minnakse kohe selle viimase rea juurde, aga mõtlesin, et jätaks selle ka sisse siiski. Ehk siis, kui toetavad selle peale, selle armastuse ülemlaulu peale ja panna veel sinna juurde see kirjakoht Matteuse evangeeliumist, et armasta oma Jumalat ja armasta ligimest nagu iseennast, armasta, eks ole. Kui mina astun sammu sinu poole, armastan sind, olen kõik see, mis siin öeldud on, ei kelgi ega hoople, ja siis sina astud mulle ühe sammu vastu. Juba nii tore see paljud perekond, eks ole. Astun teisele sellise sammu vastu, eks ole, loodan kõike, eks ole, ja talun kõike, on ja sina astud mulle sammu vastu, ei otsi oma kasu, ei ärritu, juba oleme natuke suuremad sõbrad. Et tegelikult väga iidne valem, piibel on ju päris vana kirjutis. Aga ikka veel õige ja jääbki õigeks. Ja panen teid siit teele niisuguse mõttega, et Matteuse evangeeliumist jälle, et teie olete maailma valgus. Ja mis siinkohal siis praegu mõelda on see, et kui sa siit ära lähed, siis sa tegelikult lähed ju kuhugi mingisugusesse kogukonda. Olgu see siis perekond, olgu see siis töökeskkond, kus on rohkem inimesi. Et sa lähed inimeste sekka, et siis jaga seda sinus olevat armastust, ole see valgus, on ju. Ja mõtle võib-olla selle peale, et tihti me justkui, kuidas ma ütlen, tahame ikka saada midagi, on ju. Et kui me kaalume, kas midagi teha või kuhugi minna, siis natuke kaalume ka oma neid kasutegureid, et mis ma saan sellest, on ju. Kas on tasub ära nii öelda.
aga võib-olla saadan siit mõttega, et mitte ainult, mida ma võib-olla saan kuskilt, et noh, kogukonnas olles ju ka me midagi saame sellest kogukonnast, on ju, aga võib-olla pane sinna mõtte juurde, et aga mida ma saan anda, et olla see valgus, et mida ma saan anda oma töökollektiivile näiteks, mida ma saan oma pereliikmetele mingit niisugust lisasugujust anda, naeratust, kallistust, puudutust. Võib-olla saan naabri käest küsida, kuidas sul läheb ja päriselt kuulata teda ära, on ju. Ehk siis toon ühe viimase näite. Kui mul on hästi paha päev, eriti paha see päev kipub olema siis, kui mul on pikk puhkus olnud ja pole ammu tööl olnud. Ja siis ma lähen tööle ja ma olen sunnitud, heas mõttes, ma tegelikult teen oma tööd hea meelega, aga kuna ma olen tööl, siis ma pean justkui kuulama inimest, on ju, peegeldama, aitama inimest. Aga tead, mis juhtub siis? Mul hakkab endal parem. Ehk siis justkui aitan teist, kuulan teda ära ja endal hakkab parem. Kuigi keegi pole mind ära kuulanud, ma olen ainult teist inimest ära kuulanud. Aga võib-olla see ongi see, et astud selle sammu kellelegi lähemale, küsid, kuidas sul läheb, aitad teda, aga sinul endal on parem. Ja sina saad kõikide muud asjadega seda tõttu paremini hakkama, sest sul on endal parem tunne. Et mida saad sina anda? Ja nüüd ma mõned küsimused mõtlesin meile siia siiski ka, mida me võiksime koos rühmas arutada. Ma selle koha peal panen meie lindistuse selleks korraks kinni. Ja siis veebis olijad saavad need küsimused mulle laupäeva õhtuks saata ja siis ma saan neid kõigiga jagada, neid vastuseid ilma nimedeta.